kallid sõbrad, ma olen praegu meie puvisinise mere ääres. Ja nii vaatasid inimesed siin juba aegade algusest seda merd ja mõtlesid, mis on küll seal, silmapiiri taga, maailma äärel. Ja ma räägin teile ühe loo, mida ma kuulsin healt sõbralt David Heathfieldilt ja tema kuuli seda lugu omakorda ühelt väikeselt 9-aastaselt poisilt, kelle nimi oli Vuk Prostojevitš, kes oli pärit Serbiast. Üks kuningas asus koos oma suure sõjaväega pikale reisile. Ja varem või hiljem, aga nad jõudsid maailma äärele. Ja seal maailma äärel nägid inimesed, nad ei näinud seal mitte midagi, sest seal maailma äärel oli pimedus, igavene pimedus. Inimesed ehmatasid, aga kuningas ütles, me lähme edasi. Aga kuidas me leiame tagasi tee selles pimeduses? Ja keegi tuli siis hea mõtte peale. Me jätame siia pimeduse äärele oma väikesed varssad. Ise aga ratsutame nende emadel, märadel. Ka sellises pimeduses leiavad emad tee oma laste juurde tagasi ja viivad ka meid pimedusest välja. Mõeldud, tehtud. Ja kuningas koos oma parimate meestega ratsutas sellesse kõike hõlmavasse pimedusesse. Seal oli nii pime, et ratsanikud ei näinud isegi oma hobuse kõrvu. Seal oli nii hirmus, et iga mees mõtles ainult selle peale, et kuidas ta saaks ruttu sellest pimedusest välja. Ja ühel hetkel kuulsid inimesed, et nende hobused astusid kivisele pinnale. Ja siis kuulsid nad valju, ebainimlikku häält, mis tuli igalt poolt korraga ja see hääl ütles neile, need, kes ei võta siit ühe kivi kaasa, hakkavad seda terve elu kahetsema. Ja need, kes võtavad siit ühe kivi, hakkavad seda ka terve elu kahetsema. Mõned ratsanikud hüppasid oma hobustelt maha ja võtsid maast ühe kivi. Teised aga ei teinud seda ega võtnud kivi kaasa. Ja siis asusid nad tagasi teele. Ja nende hobused, märad, viisid nad otse varssade juurde, kus oli päike ja valgus. Ja nüüd, olles jälle päeva valges, vaatasid inimesed neid kive, mida mõned neist olid kaasa maailma äärelt pimeduses toonud. Suureks üllatuseks nägid nad, et need olid suured, kallid, väärtuslikud ja selged teemantid. Kas minna tagasi sellesse pimedusesse, et rohkem kive korjata? Ei, sellest ei tahtnud enam keegi mõelda. Nii hirmus ja pime oli seal. Need, kes ei toonud pimedusest kaasa ühe kivi, kahetsesid seda terve oma elu. Ja need, kes tõid pimedusest teemanti kaasa, kahetsesid seda ka terve elu, sest nad ei ole toonud rohkem kui ühe.